Eesti Esu. Tere head Eesti Esu vaatajad, tere kuulajad, tere Andrus Kivirähk. Tervist. Vaatajate kuulajate vahel läheb loos ja Andruse viimane raamat Eesti rahva uued jutud. Et siia video alla pange kommentaar, mis on teie lemmikteos Andruselt näiteks ja siis kommenteerijate vahel nädala pärast läheb üks loosi koos Andruse autogrammiga. Nii palju, kui ma sulle ütlesin, Andrus, nii palju, kui ma seda lugeda jõudsin, siis tundus, et pealkiri läks täpselt täppi, et ongi nii-öelda uued muinasjutud valmis kirjutatud. No põhimõtteliselt küll, jah, eks nende pealkirjadega ongi nagu selline häda, et kui sa kirjutad nagu mingit romaani, siis romaani pealkiri tõesti kasvab nagu sellest romaanist endast välja. Aga kui on selline jutukogu, kus on palju erinevaid jutte, siis alati on see nagu paras selline peamurdmine, et mida nüüd pealkirjaks panna ja ma olen tihti läinud seda kõige lihtsamad ja tavalisemad teed, et mul on ju varem ka neid jutukogusid ilmunud ja kõige ühe pealkiri oli jutud, ühe oli lood, see on nüüd Eesti rahva uued jutud, eks ole, et noh, et mis ma ikka hakkan nüüd nagu seal nii väga punnitama ja mingit kujundlikust välja mõtlema, et panna pealkirjaks mingid pihlakaväravad või ma ei tea, mis see kilus jutud, lood, noh, need nad seal on ja vaat igal eraldi jutul seal sees, sellel on tõesti nagu selline tähenduslik pealkiri, mis nagu siis kuidagi iseloomustab seda, mis seal loos juhtuma hakkab. No vist tihtipeale minnakse ka seda teed, et võetakse nii-öelda ühe jutu pealkiri või luulekogudes on niimoodi, et siis paned selle ühe pealkirjaks, aga... Jaa, no minu laste raamatutes, laste jutukogumikes on see nii olnud, nagu Kaka ja kevad näiteks või viimati Kampsun ja päike, et seal on ka 30 juttu. Ja siis ühe jutu pealkiri on valitud nagu kogu raamatu pealkirjaks. Siin muidugi selle pealkirja puhul on selge viide ka Kreutzwaldi Eesti rahva ennemuistsetele juttudele, mis on nagu selle raamatu alustekst, eks ole, et need kõik jutud on nagu valminud mõne Kreutzwaldi üsna samanimelise jutu põhjal, nii et ma seda tegelikult ees ka tänan lauluisa, et ma ei varja seda, et Kreutzwald on mulle olnud nagu selliseks eeskujuks. Ta on nagu siis remix. Remix, jah, just nimelt, jah. Et, ja väga, mulle tegelikult meeldib selline kirjutamislaad, et sa ei alusta täiesti nagu nullist keset tühja lume välja, vaid sul on nagu ees juba mingid tegelased, mingid sündmused, siis sa valid, et mida sa võtad, mida sa moonutad natuke, mille sa teed nagu selliseks veidramaks, kui algtekstis on, eks ole, ja kui on mingi Kreutzwaldil on ta ju alati kirjutatud nagu sellise jutustaja poolse hoiakuga, aga minul tihti mõni lugu on nagu mina vormis, eks ole, et mõni see tegelane ise just kui räägib selle loo ja tema näeb seda hoopis teistmoodi loomulikult või mingi oma mätta otsast. Kui ma kujutaks ette, et romaani sa kirjutad niimoodi ühe joruga, aga kas jutte sa, ma ei tea, kogusid aastate tagant, et olid nad sul kuskil sahtlis olemas? Selles mõttes küll, et ega novelli kogu ei kirjuta ühe joruga, sest iga novell on nagu ise ooper täiesti, eks ole, ja sa pead vahepeal, kui ühe valmis saad, siis sa hakkad nagu nullist järgmist välja mõtlema. Et mõned tulid suhteliselt järjest, idee läks nagu käima, aga mõnedel oli täiesti pool aastat või aasta või vahet, kui ma ei kirjutanud neid, aga mul oli nagu mõte kogu sees, et ma tahan kirjutada nagu sellise just nimelt Kreutzwaldi juttude põhjal sellise novelli koguni, et ma vaikselt kogusin neid arvutisse ja siis kui 15 tükki kokku sai, siis ma arvasin, et aitab küll, et kui paksuks ma seda raamatut ikka ajan. Kui paks üldse raamat peaks olema tänapäeval? Ma ei tea, mulle tundub, et see on üsna okei paksuse. Et muidugi võib ju paksem olla, et kõik lapsedki mäletavad, kui paksud olid Harry Potteri raamatud, et on ikka sellised, ma ei tea, 600 lehekülge oli mõni võib-olla. Ja ega see, kui on põnev ja huvitav, siis on väga tore, kui on paks ja otsa ei saa ja aina uusi seiklusi peale tuleb, aga üldiselt liiga paks ikka kuidagi tekitab hirmu lugejas, et ei juleta kätte võtta. Ja siis võtad nagu piibli kätte ja mõtled, et issand jumal, millal ma seda lugema hakkan. Just, jah, et kas ma seda üldse elus läbi saan. Ja teine asi on, et raske on lugeda ka. Et mina loen alati nagu selili diivanil, mis ma pean teda nagu kõhu peal hoidma, kui on ilgelt suur ja raske, siis ta kuidagi nagu käed hakkavad väsima ja rinna pressib sisse.
et see ei ole üldse lihtne lugeda, see telliskivi on kõhu peal. Kusjuures ma nägin just reklaami ühest siis USA leiutajast, kes leiutas sellise seadme, et alguses ta pani telefoni ümber lihtsalt teibiga või kuidagi pani ühe väikse hantli, et just kui inimestel ei oleks nii suurt motivatsiooni telefonis passida, et raske käes hoida, on ju, hakkab ära vajuma, aga siis ta tegi selle nii-öelda prototüübist, hantliga väga ei toiminud seal ja tegi sellise metallist sellise telefoni kesta siis, mis on hästi raske ja siis seal reklaamis oligi näidatud, et kuidas ta selili on telefonis, aga siis telefon on nii raske, et sa ei jõua seda hoida. No mingis mõttes sealt me oleme tulnud, et kuskil 90 alguses vist see mobiiltelefon oligi ju kuidagi hästi suur kobakas, et tihti veel millega asja küljes ja pika antenniga ja hästi ebamugav kasutada. Ja nüüd hakkab tagasi minema sinna kohe. Jah, sest ta läks nagu, ja tegelikult ta lähebki suuremaks, et ta läks nagu hästi tillukeseks, aga siis kui tulid puutetundlikud, siis ta läks jälle nagu suuremaks, sest see, et ekraan oleks veidi suurem, et sa näeks ka, mis seal peal on. See on huvitavalt lainetanud jah, sest ma mäletan ka, kui mina olin teismeline ja tahtsin endale neid telefoni, siis nad läksid aina õhemaks, aina väiksemaks. Aga kui sa pead nagu ekraani pealt tahad näiteks sealt filmi vaadata, siis ta ei saa olla päris kribu, eks ole. Ja samamoodi olid need, mitte veel puutetundlikud, aga mis need olid, need Blackberryd või asjad, et seal oli terve see klaviatuur oli peale pandud, aga hästi väike oli. Ka, see on eriti vaevaline muidugi suurema näpulistel inimestel kasutada. Täpselt, jah. Aga kui mõelda sellele, et kui kaua sa siis kokku kirjutasid seda? Mingi aastake või? Ei, ikka kuule, ma arvan, et esimene on kirjutatud, ma arvan, 6 aastat tagasi. Et ta ikka päris pikalt on. Aga ma ütlen, et need pausid olid mõnikord ikka päris pikad vahel ka, et ma nagu ei kiirustanud ka, et nüüd, et peaks kuidagi tõttama mingiks tähtajaks, et mõtlesin siis, kui saan valmis, siis saan ja ei ole, et nüüd just nendeks jõuludeks on vaja või vabalt võib ka järgmisteks või ülejärgmisteks. Nii palju, kui ma lugesin, siis selles mõttes ta läheb ikkagi muinasjutu alla, et see on täitsa, võib lapsel ette lugeda täitsa vabalt seda, et liiga õudseks ei läinud. No ma ei tea, sa hakkasid algusest peale või? Ma hakkasin algusest minema, jah. No esimene lugu oli kohe väga õudne ju. No ma mõtlesingi, et kes need puust inimesed on, kas need on mingisugused immigrandid. Et see oli päris õudne, kui puuriti inimesi selle trellpuuriga reide ja verd purskas. Et kas võib lapsel ette lugeda päris, ma ei tea, sõltub lapsest. Aga jah, väiksen olidki, nagu paljud muinasjutud olid veits õudsed ja see oligi põnev. Ei, no seda muidugi tead, kui krimmide muinasjutte lugeda, siis seal sünnib võikeid asju, et seal raiutakse sõrmi otsast ja visatakse keevasse tõrva ja süüakse ära ja just nimelt tahetakse lastest pirukaid teha ja on küll päris jõledad. Ja. Ei, mina arvan ka, et võib lastele ette lugeda, mina olen alati selle poolt, et ega laps ei ole mingi lilleke, ta vaatab telekast nagu nii ju mingit märulifilme, kus muudkui tulistatakse automaat tühjaks kellegi pihta. Et mis seal ikka, muidugi jah, võib-olla mitte 4-aastasele või 5-aastasele veel on vara veel, aga mingi võib lugeda küll algklassi õpilasele, ma arvan, vabalt võib lugeda neid. Ja kui vaadata mingisuguseid vanu Eesti animafilme või multifilme, need on ka sellised ikkagi tihtipeale või isegi laste saated vanemad on sellised, et ma mäletan, kui ise neid vaadates oli ikkagi mingid tegelaskujud olid väga kõhedad. Ma mäleta, kes see täppidega, see kutt, sinine kutt seal oli. No väga hirmus kindlasti. Ei vägivald on laste sellistes multikates igapäevane asi, et kui vaadata kõik need Tomid ja Jerryd ja mingid Ameerika omad, et seal kogu aeg lüüakse kõigil lapikuks lihtsalt või lastakse läbi aklejamasina väikesteks tükkideks ja siis ta kuidagi tõmbub jälle kokku ja jookseb jälle ikkagi edasi. Nii et ega nad surma ei saa seal keegi, aga nad elavad üle meeletuid piinu, kui sa hakkad mõtlema. Seda esimest muinasjuttu lugedes ma mõtlesingi, et hakkas igatpidi seal mõtte tööle, et kes need puulased tondid on ja kes välja tulid sealt ja peaaegu tundub, et need on natuke sellised, võiks öelda nagu tehisintellekt, mingisugused inimesed, et kui palju sa ise seda tehisintellekti arengut jälgid või sellest teadlik oled? Ega ma väga ei jälgi, et minu jaoks on ta ikka selline natuke nagu mänguasi, et mul ta avastasin telefonist juhuslikult, et mul on olemas mingisugune abimees, kellelt saab midagi küsida ja kellele ülesandeid anda, et ma ei teadnudki, et ta mul seal olemas on. Aga nüüd ma teda kasutan selleks põhiliselt,
et sõpradele ja tuttavatele sugulastele sünnipäevakaarte joonistada, et annan mingi lollaka käsu, et joonista mingi, ma ei tea, siga, kes saeb jänest pooleks või midagi umbes ja siis ta ühesõnaga ma annan mingi käsu ja siis ta teeb väga huvitavaid pilte ja siis sa veel parandatada, et pane sinna veel see juurde, siis ta ütleb jah, selge, muidugi hea meelega lisan veel selle sinna ja temaga on ikka tore suhelda, et aga no ma midagi asjalikudega ei tee jah, et sellise lolle pilte lasen joonistada. Ja sellega on see teooria, et kui nii-öelda lõpuks siis see tehisintellekt meid kõiki üle võtab, siis tal on kõik meeles need inimesed, kes temaga suhtlesid ja kas nad ütlesid ikkagi aitäh ja palun talle. Te ei ole öelnud või jah, et sa hoiatasid praegu, et ma ei ole nagu selle peale tulnudki, et kui ta mulle pildi saadab ja ma sellega rahul olen, et ma ütlen talle veel aitäh, et ma ei ütle midagi tavaliselt, et siis ma lihtsalt hakkan ka kasutama seda ja jätan ta sinna. Ja see jääb kõik talle meelde. Jaa, et eks ta ka maksab kätte mulle kunagi. Ja sellega oli, kui ma esimest korda hakkasin kasutama neid iseteeninduskassasid poes ja siis sa seal ära maksid selle ja see tšekk välja tuli, siis mul oli ka suur tahtmine oli öelda aitäh alati sellele masinale, aga nüüd ma olen selle välja harjutanud. Jah. Sellega on see, et kumba sina kasutad, kas seda, kus sa juba poes piiksutad ära või siis seal kassas lased läbi? Ma panen mõlemat ikkagi niimoodi korda mööda. Mina olen kasutanud seda teist, ma seda poes piiksutamist nagu ei arrasta, sest ma käin enamasti koeraga ja üks käis on alati koeraga kinni, see on nagu ebamugav, aga tore on läbi lasta sealt neid, aga ma olen mitu korda lahkunud maksmata tänu sellele, et sa nagu maksad selle, paned oma pangakaardi sinna ja siis nagu lahkuda, aga tegelikult ta teatab, et sisesta ka PIN, aga selleks ajaks ma olen juba läinud koos oma kaubaga. Ja siis mulle saadetakse meili peale väike teade, et te lahkusite Solarise toidupoest kauba eest tasumata. Ongi nii, jah? Ja siis ma olen läinud tagasi ja maksnud ära. Nad kuidagi fikseerivad, masin fikseerib selle ära, et sa marssisid minema sealt. Ei selles mõttes ega mitte pahatahtlikult, aga lihtsalt tänapäeval nagu ei pane enamasti pinni, et sa lihtsalt piiksutad ära ja lähed minema, aga mõnikord ta küsib ja siis sa ei märka seda ja vaat siis ongi nii, et sa sisuliselt lahkud vargana poest. Väga huvitav seda, põhimõtteliselt jah, et ega midagi saladuses enam teha ei saa. Et... Jah, ei nad fikseerivad, sest mul on ka see kliendikaart, ma tõmban selle alati läbi. No sealt ta ilmselt saab teada, kes ma olen. Ja ma vaatasin, et Prismadesse on tekkinud nüüd, ma mõtlesin, et kas selle sama asja vältimiseks on tekkinud nüüd sinna kassade juurde need väravad ja sa pead sinna värava ees oma seda tšekki piiksutama, et sa välja saaks. No jah, et sa oled maksnud. Ja, et siis sa oled kindel, et sa oled selle pinni pannud. Aga sa ei ole mõelnud tehisintellektiga mingit teksti välja lasta? Ma ei ole nagu viitsinud, see on ka selline mäng, ma tean, mul sõber Mart Juur annab käske aeg-ajalt ja mängib, et kirjuta jutt, ma ei tea, Õnnepalu stiilis või jutt Kiviräi stiilis ja siis ta väidab, et tulevad täitsa toredad tekstid sealt. Et ta teab küll, mida teha, tehisintellekt, et ta teab küll, kuidas Õnnepalu või Kiviräi kirjutavad. Aga ma pole nagu viitsin teha, et kui Mart teeb, et las ta teeb, et mis me kahekesi. Üks teeb, siis piisab. Jah, ma arvan ka. Kunagi ma proovisin tehisintellektil lasta välja luuletusi ja samamoodi, et tee Koidula stiilis ja nii edasi, et need olid küll ikka päris õudsed, et luuleta ikka veel, või ma ei tea, see oli muidugi ka päris mitu aastat tagasi, kui ma proovisin. Ja mulle meeldis see pildivärk rohkem, et seal olen ma kaanud, et joonista, ma ei tea, siga Peter Brügeli stiilis või vana Egiptuse stiilis ja siis sealt tuleb ka väga, väga kummalisi ja naljakaid asju. Aga matkib ju tegelikult üsna tõetruult või saad aru küll? Ei, täitsa, ma arvan, et mingite raamatu kujundajatelt võtab varsti töö ära, et kui sa ei taha just mingit tõesti eriti super autori raamatut, et see suvalise lasteraamatu illustratsioone ta teeb vabalt. Ja väga, väga häid. Ja ma arvan, suvalise lasteraamatu ta kirjutab ka päris vabalt. Jah, võib-olla ka. Ehkki, suvalise just nimelt. Et neid suvalise lasteraamatuid on päris palju ja neid kirjutavad ka inimesed. Suvalised inimesed. Suvalised inimesed kirjutavad suvalised, need on kõik poed täis ja tegelikult ega lapsed jaksa neid lugeda ja vanemad ei taha neid ka ette lugeda. Et eks ta... seda miskit, et nüüd tahaks lugeda ja ette lugeda, et seda ilmselt ta veel ei suuda sinna panna. Jah, sul on ju hea kogemus lasteraamatute kirjutamisel, et seal peab olema ka kindlasti mingi hea balanss, et ütleme, kui vanem ette loeb, et temal ka oleks põnev seda lugeda, et ta viitsiks iga õhtu seda kätte võtta. Jah, ehkki ma arvan, et see
et see, miks vanem selle kätte võtab, et see ei tohi kindlasti olla mingi selline üle lapse pea mingid poliitilised või salapärased vihjed, et seda ma nagu ei tolereeri, et mulle meeldib, et oleks mingil muul põhjusel mõlemal huvitav, et kõige paremad sellised kuulsad lasteraamatud on lihtsalt ju kõigile huvitavad, Lindgren või Tuve Jansson, või et nad pakuvad ka vanemale lugemiseks mõnu ja seal ei pea olema see, et kuskil ridade vahel solvatakse Reformierakonda näiteks, et see on nagu labane natuke. Aga kas sa seda usud, et põhimõtteliselt ongi, ütleme, kui rääkida lugudest, vahet ei ole, kas ta mingi muinasjutt või täiskasvanutele suunatud, et ongi mingisugune väike kindel arv lugusid, mis on nii-öelda need arhetüüpsed tüübid ees on ju, ja selle peale siis kõik nagu ehitavad, et tegelikult uut lugu väga välja mõelda ei annagi? No küllap jah, laias lastus ilmselt muidugi sajandite jooksul on kõik need põhilood ära räägitud ja eks need siis varieeritakse. Nii nagu on ju muusika kirjutamisel on ju kindel arv noote, eks ole, aga siis neid kuidagi tõstetakse lihtsalt ringi, eks ole, et tuleb jälle uus pala. Et kuidagi see nii käib, jah. Aga selle peale ju ei mõtle ise kirjutamise ajal, et kas see on kuskil olnud juba täpselt sellisena loomulikult ei taha kirjutada, aga see, et sa kirjutad näiteks, et keegi armub kellessegi, seda on muidugi miljon korda kirjutatud, aga ikka kirjutatakse uuesti. Jah, muusikalugudega ongi tihtipeale niimoodi, et kui raadiost kuulata midagi, siis ma olengi mõelnud, et kas neid laule on nagu nii palju kuuldud, et mingisuguse käigu või asja sa tunned ära, et oi, see on ju nii sarnane, aga ilmselt ei ole siis, või ma eeldan, et tihtipeale ei ole produtsent või keegi ei ole tahtnud ka nagu teadlikult mingit plagiaati korraldada, aga ongi neid nii-öelda kombinatsioone on nii palju erinevaid tehtud, et kuskilt midagi peab kattuma. No kindlasti, ja palju, kui sa kuulad mingit moodsat popmuusikat, siis ikkagi mõtled, kas tõesti ei ole varem sellist laulu kunagi olnud, et kas tõesti võib olla, et alles nüüd mõeldi see välja, et sa oleks justkui kuulnud seda nagu lakkamatult raadiost hommikust õhtuni seda sama laulu ja nüüd väidetakse, et see on nüüd uus laul uuelt plaadilt. Ja eriti kui kuulate mingit lüürikat, siis on ka, laulus on muidugi teatud reeglid, seal nagu väga pikalt jutustada ei saa, aga sealt tulevadki need klišeed ja sellised juustused, et mõtled, et okei, sa ütlesid nüüd selle lause, põhimõtteliselt tõstsid 2 sõna ümber. Absoluutselt jah, et sellist tõesti vaimukat teksti on ju väga harva, mis on nagu tõesti kirjanduslikult väärtuslik ka. Jah, samas pidi olema mingi imelik fakt, et kui võtta kaardipakette, kus on 52 kaarti, siis et kui sa neid läbi segad, siis see on nii kordumatu, et mingisugune universumi liivaterade arv ka ei küündi sinna, et ikkagi seal on see, ma ei tea, kas see on funktsioon või mis see matemaatiline asi on. Seda mõni matemaatika statistiks kohe ütleks meile, mis seal täpselt on. Eks seal on kindlasti mingi variantide arv. Ja et neid pidi olema nagu nii palju, et ei suuda kokku lugeda, et samamoodi võib mõelda nendest lugudest, et tegelikult armulugu sul on olemas, aga ma ei tea, tõstad seal natuke karakterid juba ümber ja on juba täiesti uus asi. Neid Romeo ja Julia lugusid on ju kirjutatud läbi aegade erinevas võtmes ja erinevas ajastus ja erinevate armastajatega ja et see on lõputu teema tegelikult. Kui sa siin oma sõpra härra Mart Juurt mainisid, siis ma mõtlesingi, et rahva oma kaitse on ju justkui nagu podcast, mis podcast on hästi moodne sõna või taskuhääling. Ma ei tea, kumba sõna sa eelistad? Ma ikka podcast olen harjunud ütlema, et see taskuhääling on kuidagi jääb uurte vahele kinni. Kuidagi hilge värde seal. Siuke nagu punnitatud, jah. Aga teil sai äsja 30 aastat. Kas sa seda mäletad, kui te esimest episoodi salvestasite? No ma arvan, et mäletan tegelikult ikka esimest vast mäletan, jah. Et see oli suvel ja me hakkasime ju tegema nagu asendussaadet, et suvel ju alati põhimehed puhkavad põhisaatejuhid ja siis tuleb millegagi eetrit täita ja see anti meile see tund aega iga nädal suvel ja sügisel nagu see pidi ära lõppema, aga ei lõppenud. Ja nüüd on vastupidi muidugi, et meie suvel puhkame 3 kuud alati. Et siis ma ei tea, mis nad selle asemel seal lasevad, aga jah, nii ta läks ja esimest ma ikka enam mäletan küll, et oli suve õhtu ja ma läksin sinna ja kuidagi
kuidagi meil oli väga lõbus ja nii on see lõbu jäänud siiamaani kestma. Aga kuidas te Mardiga siis niimoodi kokku sattusite seda tegema? No me Mardiga tundsime ennem loomulikult, et siin on taga see vana ajalooline kuulus ajakiri Pikker, mis nõukaajal ilmus ja oli selline kuulus huumori ja satiiri ajakiri, kuhu siis kõik Eesti naljamehed kaastööd tegid ja Mart töötas seal. Ja mina olin tudeng, isegi ma olin veel koolipoiss tegelikult, kui ma hakkasin saatma Pikrile naljajutte, aga kui ma olin juba tudeng, et siis ma nagu julgesin sinna toimetuse kohale ka minna ja siis me saimegi nagu Mardiga tuttavaks. Ja siis ma hakkasin seal ka suviti praktikal käima ülikooli ajal, sest ajakirjandus tudeng pidi käima praktikal kuskil suvel mingis ajakirjandus välja andes. Ja mina valisin alati Pikri siis loomulikult ja olin siis 2 kuud iga suvi töötasin Pikris. Ja noh, nii see alguse saime, ühes toas olime seal Mardiga ja siis juba tulid just nimelt see raadiosaade ja siis me hakkasime teles kirjutama Vremjat ja mingeid muid selliseid hullumeelseid seriaale kahekesi. Nii et jah. Ja Vremja aegadest ma just rääkisin Jan Uuspõlluga, et küsisin, siis ta mainis mulle, et alguses kirjutas ju Vremjat Mihkel Mutt vist, enne kui teie üle võtsite. Võib-olla jah, vist äkki oli. No ma Jan teab paremini selles mõttes, et tema, ega meie selle ajal ei vaadanud Vremjat, siis ilmselt kui Mihkel kirjutas. Ilmselt kirjutas ka hästi vähe, võib-olla mingi paar osa äkki, sest me olime ikka üsna nagu algusest peale kohal seal. Ja me tegime seda ikka jah, mitu aastat. Jan vahepeal lahkus sealt ja tema asemel oli Redna Rannus ja siis ta nagu läks edasi ja ikka hea mitu aastat kestis see. Kust te nende karakterite inspiratsiooni võtsite siis tänavalt ja elust enesest? See tuli nii ja naa, et Vigla ise pakkus välja mingeid ja näitlejad ise pakkusid välja, et Jan ja siis Dan Põldros, eks ole, et keda nad tahaks nagu teha või keda nad oskavad teha. Et oli selge, et Dan oskab imeliselt parodeerida Eino Baskinit, et siis kohe tekkis tegelane Eints, kes seal külas käis, eks ole, ja keegi Vigla leidis kuskilt linna pealt ühe fotograafi, kes nägi välja täpselt nagu Mart Laar ja siis tuli kohe Mart Laar sinna tegelaseks, aga Mart Laar ei osanud või see mees ei osanud Mart Laari häält teha ja siis seda oskas jälle teha suudamees Martin Padar, Mart Laari häält, et tema tegi siis kaadridega Mart Laari häält, kui see näitleja nii-öelda liigutas ainult suud, aga see Martin Padar oli muidu jälle andekas mees, tema oskas näiteks väga hästi teha doktor Liivi, kes oli Anti Liiv kuulus psühhiaater ja siis tuli ka selline tegelane kohe sinna sisse ja et niimoodi ta käis, et sinna nagu tekkis vastavalt, kes mida oskas, et siis see tegelane lülitati kohe sinna seltskonda ja nii ta läks. See Mart Laari tegelane oli ikka, ma mäletan, kui ma vaatasin ka neid, et nii kui ta ekraanile ilmus, ma juba naersin, ta ei pidanud midagi ütlema. Ta mängis tema ämma, kes kogu aeg sõi mingid jälki asja, mis tal pudenes suust mööda. Hästi. Eks seal väga paljud sündis kindlasti ju võtteplatsil, sest ega nad ei õppinud ka tekste pähe, et nad asetsid need pabereid, seal on näha, et need vedelevad igal pool ja kui õigel ajal õiget kohta ei näinud, eks nad siis improviseerisid, nii et eks ta on selline hästi, hästi pöörane 90-ndat, ta on puhas 90-ndate toode, et tänapäeval selliseid asju ei tehta. Ta saigi vist enne 2000-ndat läbi, on ju? Vist küll, jah. Jah. Et sealt on ju Dan Põldros on ka ikkagi sügavalt niimoodi aiu kirjutatud tänu nendele karakteritele. Absoluutselt, jah. Ta oli hästi orgaaniline ja andekas tüüp. Ta lihtsalt lasid ta ekraanile, panid kaamera käima ja juba tuli sealt ükskõik mida. Ta ei pidanud midagi tegema, juba oli naljakas. Ja täpselt siuke mulje jääb ka, et väga midagi ütlema ei pea või mingisugune... Liigutab korra sügavend ja ta Liisu Uuno tegelane oli tal siuke, pani mustad vunsid ette, punase jope selga, tutimütsi pähe ja siis juba oli naljakas, kui ta talitas. Ja seda me rääkisime ka, et on mingisugune teatav tüpaaž näitlejaid või inimesi võib-olla üleüldse, et isegi kui nad räägivad, niisama räägivad, nad ei pea otseselt mingit nalja tegema, aga lihtsalt seda on kas siis naljakas või põnev jälgida. Nojah, eks see üks asi ilmselt ongi, mille järgi ka neid sinna lavakasse valitaks, et sa nagu pead juba ära nägema seal komisjonis, et temas on mingi see, et ta tuleb ja muidugi ta ei ole küps näitleja, aga teda on juba huvitav vaadata, et ta mingi sükke asi on tal sees ja seda ei saa nagu tekitada, see kas on või ei ole.
X-faktoriks nimetavad nad seda moodsas keeles. Nimetagu, kuidas tahavad. Karisma või selline šarm on selline vana pansoaegne termin. Näitlane on šarm. Šarm, jah, poleks seda sõna, ma ei tea, mis ajast kuulnud. No vaat, ega seda tänapäeval ei kasutata. Tõsi, jah. Andrus, kuule, kuidas kirjaniku elu Eestis on? Sinul on ilmselt lust ja lillepidu, aga kui sa üldiselt vaatad, siis ma ei tea, mitu raamatut peab müüma, et ilusti ära elada puhtalt kirjutamisest? Ma ei oska nii täpselt öelda seda. Ja ma üldse ei oska üldistada ka seda kirjaniku elu, sest et tõesti, ega ma ju ei käi teiste kirjanike korteritesse ka leivakottidesse vaatamas, et kuidas nad elavad ja mis ja kuidas ja et on selge, et ega raamatuid kindlasti ju loetakse palju vähem kui vanasti, et ma ise tajun ka ikkagi, et need rehevappide ja ussisõnade aegsed tiraažid, et need tänapäeval ei kordu. Et inimesed ei osta enam nii palju, võib-olla raha vähem ja võib-olla lihtsalt eelistatakse kuidagi teistmoodi laenutada või kuidagi teistmoodi hakkama saada, nii et ma ei tea, jah, ma ei ela ju ainult raamatute kirjutamisest, eks ole, et ma kirjutan ka päevalehele ja siis ma kirjutan näidendeid ja et mina elan ära, jah, et ei ole vajadust olnud minna kuskile tootvale tööle. Ja kurke purki panema ja siis samal ajal kirjutada, mis on selline, ütleme, romantiseeritud pilt kirjanikust, kes nälgib, võib-olla teeb mingisugust lolli tööd või lolli selles mõttes, et ta ei pea kulutama mingisugust välja mõtlema midagi, on ju. Et siis ta saab nii-öelda keskenduda sellele väljamõtlemisele. No jah, ehkki ega, tead, eks äraelamine on ju ka lai mõiste, et mida sa selle all mõtled, eks ole, et võivad ju olla väga väikesed vajadused ja võivad olla sellised suured, et tahaks, ma ei tea, sõita ümber maailma purjeka kogu aeg, et see on keerulisem juba. Ja sellised Hemingwaylikud standardid, et kui suurt maja on vaja ja mitut püssi sinna seinale on. Ja kui lugeda, kuidas elasid kirjanikud seal kuskil, kuulsad kirjanikud kuskil 20. sajandi esimesel poolel või et need olid ikka sellised maailmavalitsejad, et nad tõesti ikka sõitsid, üürisid jälle terve maja, neil olid enamasti oli ka mingi terve kaaskond, kes elas nende kulul, mingid sekretärid ja armukesed ja sõbrad, kes liikusid mingi ühtlase parvena ja siis nad kõik tuli ära elatada ja ühesõnaga nad olid sellised ikka suured nimed selle ajal, et tänapäeval jah, kirjandus on ikkagi väga marginaliseerunud muidugi. Aga mis teha, et eks see on ikkagi see valdkond, millega ma tegeleda tahan ja on nagu on, eks ole, keegi ikka loeb ja mis seal ikka. Ja huvitav on lugeda tõesti, et nad elasid nagu sellised rockstaarid või superstaarid, et ma nüüd lähen, ma ei tea, kuhugi Lõuna-Prantsusmaale seda raamatut kirjutama ja üürin seal ühe villa 8 aastaks. Umbes oli nii ja siis ikkagi nad olid sellised ajaleht kirjutas, et nüüd jällegi mingisugune Toomas Mann üüris suveks ja veedab suve näiteks seal, eks ole, et seda kogu maailm pidi teadma, kuidas sellised suured Euroopa superstaarid, kirjanikud liiguvad ja mida nad teevad ja et jah. Kas sa arvad, et ütleme, kui vaadata mingisugust ühiskonna arenemist ja kõike seda, et see tehnoloogia läheb nüüd hästi niimoodi, et kas see ühiskond käib niimoodi kellaosutina tiksub, et kui läheb ühte poole väga ära, siis läheb ühte äärmusesse ära, siis järsku lööb teise äärmusesse, et et kas sellised ajad võivad tulevikus kunagi tagasi tulla? Pagan seda teab. Eks ta võib ju käia, räägitakse ka, et liigub spiraalidena ja nii edasi, aga tegelikult ikkagi pidevalt on niivõrd erinevad need spiraalid, et ega palja silmaga nagu ei näegi neid sarnasusi, et ta pigem tundub, et ta kogu aeg muutub. Ja me ei oska nagu ette ennustada, mis edasi tuleb, et kõik võimalused on olemas, et on olnud ju ajaloos ka mitu korda see, kus lihtsalt tsivilisatsioon on kokku kukkunud ja mindud kohe mingi mitusada aastat tagasi oma selles arengus, et nii nagu Rooma impeerium kokku kukkus ja mindi jälle elama väikestesse majakestesse ja tekkisid õimud ja klannid ja kogu see linnatsivilisatsioon ju hävis ja selliseid tagasilööke on ju olnud ikka nii, et aga me loodame, et midagi sellist võib-olla ei tule, aga ma ütlen, et ei maksa liiga palju ette mõelda, et tuleb, mis tuleb, et ega see selline muretsemine ka midagi ei anna.
Jah, kui niimoodi mõelda, siis tegelikult või tundubki, et praegu, kuidas me siin istume, kas või oma sooja stuudios on mingisugused telefonid taskus, kus on kõik maailma info peidus, on ju. No nii hästi pole kunagi elanud keegi, eks ole. Aga jah, niimoodi mõeldes siis tundub nagu, et me ei saa ju kuidagi tagasi minna, aga kõik võib olla, et see baastasandile. Põhimõtteliselt see on hästi lihtne tegelikult, sest et piisab, kui just nimelt näiteks elekter kaob ära ja ongi nagu väga, väga kummaline see maailm, eks ole, et kas eriti just linnades loomulikult, kus näiteks isegi kui elekter ära kaob, ei tööta ka majades kanalisatsioon näiteks, see on üks esimene asi, mille peale enamasti ei mõelda, et see kõik muutub kuidagi väga räpaseks ja jõledaks ja pimedaks ja külmaks. Jah, ja siis ongi, sellest ka räägitakse, et siis pole enam kellelgi torumehe haridust, siis kõik on mingisuguste bakalaureuse kraadidega teadurid ja kes see siis need torud korda teeb. No täpselt jah, et siis need lähevad tohutu hinda, see, kes oskab kätega midagi teha, et sõjaolukordades on ju seda nagu ette tulnud, et on väga huvitavad raamatud näiteks Leningradi blokaadist, kus tõesti kõik kaduski. Suur linn Leningrad korraga oligi see, et laibad vedelesid tänaval, inimesed magasid kuskil trepikodades kägaras, sest et tuppa polnud nagu mõtet minna, et seal ei olnud midagi ja kõik käis korraga täiesti alla ja läks selliseks kivi tasemele sisuliselt. Ja see on hästi huvitav teema ka, et kui minna ajas hästi palju tagasi, siis on ju ka mingid teooriad, kui arenenud oli tsivilisatsioon, kui meil olid siin igasugused suur ehitised ja tehti niimoodi on ju, ja siis tundub, et on käinud mingi ilge krahh ära. Ja praegu on samamoodi, et ütleme, kui toimuks mingi krahh, siis ma tean, et me praegu elame ühiskonnas, kus me võime siin telefoniga saata e-maile ja lennukid lendavad, on ju. Aga kui ma nüüd hakkan mõtlema enda tutvusringkonnale, siis ma ei tea ühtegi lennuki ehitajat, et ütleme, kui näiteks enamus ära kaoks, on ju, siis inimesed võivad küll aru saada, et meil oli tehnoloogiliselt väga arenenud ühiskond, aga kes reaalselt neid asju teevad, on ju, et tegelikult see on ju väga väike pisike osa ühiskonnast, on ju, et kes oskab lennukit ehitada näiteks. Jah, know-how kaobki ära, et kui selline asi toimub, et ega selliseid, ongi, aga Vana-Rooma stiilis linnu ei suudetudki ju ehitada sadu ja sadu aastaid Euroopas, et see oskus kadus täiesti. Selliseid kujusid teha ei osatud, nagu tehti, eks ole, hakati joonistama need keskaegsed. Me ütleme küll, et keskaja stiil, aga nad ei osanudki paremini joonistada see vara keskaegne kunst, et ta ongi selline nagu laste joonistus põhimõtteliselt, et kaduski ära see oskus nagu päriselt teha sellist portreed, et oleks inimene inimesega sarnane või sellist antiikskultuuri, eks ole, see tuli alles kuskil ju alles enne renessaansi hakkas taastuma see oskus. Jah, see on huvitav, et need tehnoloogia arengud ja kõik on meile teada ja tuntud, aga inimene, kes selle iPhone'i valmis ehitab, et ega neid inimesi väga palju ei ole, kui need ära kaoksid, siis olekski kadunud see teadmine. Jah, minusugune ei oskaks isegi, arvuti läheb katki, et ma ei oskaks seda ka parandada. Ikkagi itimeest oleks soja, aga kui itimeest ei tule, siis ongi see arvuti. Seisab niisama laua peal. Ja siis lõpuks ikka lähed tagasi, võtad selle arvelaua kätte ja arvutad seal. Näppudel ja siis võtad pastake, kirjutad paberille oma jutte ja nii ongi, nii nagu ma kunagi alustasin. Tegelikult juba minu eluajal on toimunud nii meeletud muutused, et see on täiesti nagu hämmastav. Et üks asi on see poliitiline muidugi, et tuli Eesti Vabariiki nii, aga kogu see digivärk on ju ikkagi, kui mina olin laps ja käisin koolis ja keskkoolis ja siis ei olnud ju neid nutitelefone, ei arvuteid, tähendab, elati ikka hoopis teistmoodi. Ei olnud mingit internetti, et kui sa otsisid mingit infot, siis sa läksid kapi juurde, võtsid entsüklopeediad välja, vaatasid, kus äkki kuidagi midagi on, lappasid ja sobrasid seal ja läksid raamatu kokku ja et tänapäeval juba Google tundub, et mis ma ikka Google'ist küsin sellelt tehisintellektilt, see annab kohe vastuse. Mis ma ikka Google'dan, et sealt tuleb nagu palju vastuseid, aga tehisintellekt ütleb kohe täpselt ära. Jah, ma mõtlesin ka millalgi sellele, et ma vaatasin, et sa oled õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust, on ju, aga et kuidas üldse kunagi oli see lõputöö kirjutamine käsitsi, on ju, et sa ei saanud ju niimoodi mugavalt arvutis seal. Oligi, et sa kirjutasid ta nii-öelda käsitsi ja siis sa võib-olla siis lõid ta trükimasinal ümber
või lasid lüüa mõnel osavamal, kes teenisidki sellega. Selline elukutse on välja kadunud, masinkirjutaja. Neid ei ole enam, eks ole. Ja siis tema lõi selle nagu puhtalt ümber ja siis nii oligi ja siis sa viisid veel köita kuskile ja niimoodi. See oligi igavene vaev ja viletsus tagantjärgi mõeldes, aga siis ei osandki nagu paremat tahta. Ja see oli siis normaalsus, on ju, et nüüd tundub ulmeline. Mõttetu ja, eks ole, et see trükimasinal trükkimine oli ju erakordselt ebamugav, et kui sa tegid ühe vea, siis see jäi sinna paberile, eks ole, et seal ei olnud nagu mitte võimalust nagu tagasi võtta, ära kustutada mitte midagi. Ongi, et kirjutad ühte A4 täis ja siis viimasel real teed mingisuguse hästi lollaka vea, põhimõtteliselt terve lehekülg on läinud. No jah, sa said seda, ütleme siis käsitsi parandasid selle ära, seda nagu aktsepteeriti täiesti, et oli mingisugune A asemel oli kuidagi E tehtud, selline nikerdus. Ja kui ma kirjutama hakkasin, siis ma algul kirjutasin ka käsitsi paberile oma jutte ja viisin need pikrisse ja siis seal juba nad siis löödi ümber ja ilmusid, eks ole, aga ja oma kõige esimesed raamatud ma olen ikkagi käsitsi kirjutanud niimoodi. Alles seal enne 2000-ndat tulid nagu need arvutid ja 90-te lõpus, ja sellest alates ma tõesti olen kõik oma tekstid kirjutanud arvutiga, et enam ma käsitsi kirjutan vist ainult autogramma. Aga siis oligi näiteks, kui sa pikrisse viisid, et seal oli nii-öelda toimetuses oli mingi lugude vastuvõtja ja siis ütles, et aitäh ja nad saadan lugemiseks ja tulge siis või helistame teile või kuidas see käis? Sa võisid saata postiga ka muidugi, aga sa võisid ka kohale minna ja anda ja sa andsidki nagu paberil oma käega kirjutatud, ta luges selle läbi, sellel inimesed kirjutasid ilusa käekirjaga ja seda oli võimalik lugeda. Ja siis ta ainult juba masinkirjutajale ümber lüüa ja siis läks juba enamasti nii nagu ta ikka läheb, aga jah, see oli hoopis teine maailm ja see on nii kiiresti muutunud. Telefon, eks ole, teine asi, eks ole. Paljudel inimestel ei olnudki kodus telefoni, aga isegi kui sul oli telefon, siis kas või selleks, et Tallinnast Tartusse helistada, see oli niisama, et sa helistad, see oli ka kauge kõne. Et selleks sa pidid valima mingi kauge kõne või tellima selle kauge kõne kuskilt, et see ei olnud niisama, et ühest linnast keegi helistab teisele suvalisel hetkel, et see oli ikkagi, mina õppisin Tartus ajakirjandust, ema oli kodus Tallinnas, ma pidin minema mingi automaadi juurde, mis oli spetsiaalselt siis kauge kõnede jaoks helistama siis sealt Tartust Tallinnasse, et ega tal nagu mingit muud infot minust ei saanudki olla, kui see, kui ma talle mõnikord helistasin. Tema mulle helistada ei saanud Tartusse. Et ma olin nagu mutiauku kadunud, kui ma Tartusse läksin, et ta ei teadnud, mis minuga toimub seal. Ei olnud nii, et iga õhtu võid saata sõnumeid ja mis teed, eks ole. Et sa olidki läinud ja siis, kui ise helistasid, siis andsid endast infot ja nii oli. Ja ma mäletan, mina väiksena kogusin neid ema kasutatud telefonikaarte, kus olid jube ilusad pildid, olid igast mingid Eesti pääsukesed ja loomad ja asjad ja siis olidki erinevad need suurused, et ostsid näiteks vist mingi 25 krooni eest nii-öelda helistamisaega ja siis said sellest kaardi ja neid kaarte oli mul tohutult pakkida viisi. See oli juba veidi hilisem aeg. Ja see oli hilisem, jah. Sellised asjad juba, jah. Siis olid neid automaate ikka tänavatel ikkagi oli, jah, et sa said ikkagi leidsid nii-öelda suhteliselt kiiresti üles, said helistada. Jah, said helistada, jah. Ja sellest räägitakse ju ka seda, et kui rockstaarid olid, et siis rockstaaride hiilgeaeg oli ka umbes seal kandis või isegi seal 2000-ndate kandis, kus ei olnud internet ja telefoni, et kõik see, mis sa tegid, sa said teha üsnagi niimoodi, kui mingi paparazzo kuskilt nagu üles leidis, aga see tõenäosus oli pigem väike, aga nüüd on niimoodi, et jah, et kõik on nii-öelda paparazzod on nüüd. Seda küll jah, et sa nagu ennast peita ei saa, et kas või seal 20. sajandi alguse Hollywoodi suured staarid, kui palju oli Chaplinil näiteks armukesi ja mingid alaealisi ja tänapäeval ta oleks ammu vangis või võib-olla ta ei oleks vangis, sest eks ta hoiaks ka nagu rohkem madalamat profiili, aga põhimõtteliselt seda kõige kajastatakse, aga siis see toimus kõik seal kuskil Hollywoodi seinte taga, et seda mitte keegi ei teadnud. Teistpidi muidugi see massimeedia ja sotsiaalmeedia kõik on andnud nagu tohutu ikkagi niisuguse kõlapinna, et ega sellise kaliibriga staari nagu Taylor Swift ei ole kunagi olnud, ei Beatlesid ega Rollingud, et see, mida võimaldab just see sotsiaalmeedia tekitada, seda furoori, et seda saab ikka ainult praegu ja nüüd. Ja seda küll, jah. Kõigil on alati kaks poolt, on ju. Ja sellepärast ongi võib-olla meelde jäänud
nagu varasemast ajastust mingisugused, noh, ma ei tea, Mike Tyson või nagu üle Michael Jackson või sellised inimesed, kes tollel ajal olid üle maailma globaalselt kuulsad. No jah, aga no ma arvan, et Taylor Swift on samamoodi üle maailma globaalselt kuuluks praegu, et ega ta vähem ei ole. Ja no nüüd on seal Taylor Swifti kõrval on igasuguseid nägusid, kes ongi, noh, tegelikult nad ei ole ei lauljad, näitlejad, mitte midagi, nad on lihtsalt suured need jälgijaskonnad. Jah, see on omaette grupp muidugi, neid ma eriti ei tea, et ma mõnikord oma lastelt kuulen mingeid nimesid ja siis selgub, et on mingi reality show tegelane või mingisugune YouTuber jah, ja kedagi jälgitakse lakkamatult. Iga päev ta teeb paar postitust. See on ja täiesti uus asi, et no isegi mina kasutan ka kõiki neid sotsiaalmeedia platvorme, siis me oleme ka sõbraga rääkinud, et tema kasutab ka nii-öelda töö jaoks ja asjade promomiseks ja nii edasi. Aga kuna me napilt oleme ikkagi kasvanud üles veel sellel ilma internetita, et siis et meil ei ole see nagu veres või et me kasutame küll seda, aga meil ei ole nagu täit mõistmist, mis asi see on, et see on natuke teine level, kui sa nagu täitsa väiksest peale sellega üles kasvad. Jah, no küllap jah, aga nii on, ega siis seda uut põlvkonda ei saa kuidagi tema kallal iriseda, et ta on kasvanud sellises tingimustes ja kindlasti on ta sama nutikas kui varasemad põlvkonnad, lihtsalt teistmoodi mingites asjades. Kui rääkida ülikoolis ajakirjanduse õppimist, siis see ajakirjandus või mina õppisin ka Tartu Ülikoolis seda palju hiljem küll, aga isegi see aeg tundub mulle, et see, mis õpetati, kuidas kirjutada uudist, tundub midagi täiesti ära tundmatut selle kõrval, mis ma praegu loen uudistena, et meil õpetati ikkagi üsna selline kuiv, neutraalne, 2 osapoolt, täiesti ilma ühtegi enda subjektiivset asja sinna sisse panemata, annad edasi, saad edastaja ja siuke tagurpidi kolmnurk on Et kuidas sa oled märganud, kuidas ajakirjanduses on muutused toimunud? No uudis ongi selline, nagu sa ütlesid, kirjatu ja lisaks sellele on ju väga palju teisi žanre, kus sa annad ka mingid hinnangut juba ja teed sellist mingit asja sinna ümber. Ma olin hästi halb üliõpilane selles mõttes, et ega ma kunagi ei tahtnud ajakirjanikuks saada selles sõna otseses mõttes. Et minu unistus oli ikkagi see, miks ma läksin ajakirjandust õppima, et ma lõpetan selle ära ja siis lähengi just sinna nalja-ajakirja Pikker tööle ja hakkan naljameheks, et mind see uudis ja reportaaž ja intervjuu ja kogu see maailm tegelikult üldse ei huvitanud. Et ma tegin läbi selle stuudiumi, aga samamoodi nagu ma koolis õppisin füüsikat või matemaatikat, et oli vaja ära õppida, mind ei huvitanud üldse, aga on ju vaja mingi inne kätte saada ja tegelikult see kogu see mida pakkus ajakirjanduskateeder, et ega see mida eriti ei huvitanud, seal oli hästi toredaid inimesi, et nende loengud oli lihtsalt toredad, Maju Lauristin või meil õnnestus saada isegi üks semester Juhan Peeglit veel, eks ole, ja see on lihtsalt hästi ilus mälestus. Ja nendega oli meeldiv kuulata, nad intelligentsed, targad inimesed ja rääkisid lahedalt. Aga iseenesest mul ei olnud nagu seda plaani kunagi, et minust peaks saama ajakirjanik, et ma tahtsin ikka ainult naljamees olla. Ja see mulle tundub, et siis kui mina õppisin, oli nagu uudis ja arvamuslugu olid hästi 2 ise asja, aga nüüd mulle tundub, et see arvamuslugu on just kui kõik üle võtnud, et kõik on arvamuslood. Ei mingid nupud on ju ikka lehes või ka seal mingid väiksed sellised teatud on, et keegi läks sinna ja surmakulud. Just kas ka spordis näiteks, et keegi hüppas seal, tegi uue rekordi ja või et nad siiski on ju säilinud, aga tänapäeval nad kuidagi jooksevad sulle võib-olla lihtsalt sinna telefoni kogu aeg kokku, et sa lihtsalt loed on nii kiiresti läbi, ja mulle tundub, et see ei müü enam, et sul on vaja nagu mingisugust draamat sinna ikka veits juurde panna, kui lihtsalt edastada. Ei need uudised on, nemad iseenesest ei torka silma või selles mõttes tarbid nad ära ise seda märkamata, et muidugi sa süvened hoopis mingitesse sellistesse lahedamatesse lugudesse, kus keegi arvab midagi või mingi lahe intervjuu või keegi käib ja kirjeldab mingit üritust niimoodi mahlaka kõnepruugiga, et need loomulikult on need, mis nagu müüvad ja mida sa tegelikult tarbid, aga info mõttes sa loed ka need väiksed nupsakad ära ise nagu sellele tähelepanu pööramata eriti, et ütleme, et ma ei tea, et järgmisel nädalal on Tallinnas liiklus sel päeval katkestatud, kuna toimub rahvamatt keset linna, et sa loed selle läbi, siuke uudis. Siit mul tuli meelde, kui ma enne ütlesin, et lastele ette lugeda, siis teises muinasjutus oli üks selline astraalpervert mängus natukene.
kes siis unenäost tuli kollitama, aga mis sina arvad, mis pärast surma juhtub? Ma arvan, et mitte midagi eriti ei juhtu. Et pime tühjus ja kõik on kadunud? No ma arvan küll, et kui me nagu võtame, ega inimene pole teistmoodi, kui me küsiks, et mis juhtub näiteks surnud meriseaga, et vaevalt, et keegi hakkaks rääkima, et merisiga läheb nüüd ma ei tea kuhu taevasse või kuskil, et ta lihtsalt on surnud, maetakse maha, ega inimesega teistmoodi ei ole või ükskõik mis elusorganismiga, et see tegelikult ikkagi ongi, et elutegevus lõpeb ja ongi kõik. Mina arvan küll nii, et ma arvan, et inimene ei erine selles mõttes kärbsest meriseast või hülgest, eks ole, et kui ta on surnud, siis ta on surnud ja kõik selleks korraks. Kas sa ei arva siis, et inimesel on olemas mingi hing või mingi selline asi? Ma ei arva selles mõttes, et ma pole seda nagu kuidagi tõestatuks. See on selline asi jällegi, et mida ei ole võimalik nagu tõestada, et võib-olla siis selles mõttes on surm huvitav, et äkki siis selgub, et ongi midagi põnevat olemas, aga nii kaua, kuni me seda käega katsunud ei ole, oma silmaga näinud, nagu ei oska nagu seda kuidagi tõeks või valeks pidada. Ja sellega mul tuleb alati meelde, et just, et tegelikult on hästi huvitav teada saada. Ja keegi ei tea, keegi ei oska öelda täpselt, et me võime nagu arvata ja ongi hüpotiseerida, siin on põnev, et võib see juhtuda, sünnid uuesti või siis juhtub midagi või nii edasi. Aga sellega ma nägin kunagi, üks mul lemmiksarju oli Jürgensonid, ETV-st vist näidati seda ja siis seal oli ühes episoodis oli anekdootide võistlus, kus härra Volkonski rääkis ühte anekdooti 2 lootest ema kõhus ja omavahel rääkimas siis ja üks küsib teise käest, et kuule, et mis sa arvad, et mis seal teisel pool toimub, et mis seal võib olla, ja siis teine ütleb, et ei tea, et keegi pole sealt kunagi tagasi tulnud. Et sellega on nagu... Umbes nii ongi jah, aga kui hingede rändamise jutu juurde minna, mida sa mainisid ka, et siis sellisel juhul, kuna see hing võib sündida ükskõik kellena, mitte ainult inimesena, et siis ta peaks olema ikkagi nagu kõigil võrdselt olemas, et kui sa sünnid uuesti oravana või et siis see sinu olemus säilib selles oravas või kuidagi, et see teooria minu arust teeb kõik elus olenud täiesti võrdseks, mis budistidel ongi, et kedagi ei tohi tappa ja kõik on ju keegi. Ja mina kui koera omanik ja koeraga pidevalt koos elav inimene, et ma küll ei suuda ennast pidada kuidagi ülemaks, et mul on midagi, mida talle ei ole, et mul on need hinge, talle ei ole. Et see tundub nagu nii ülbe ja kuidagi alatu arvamus, et vaadates koeral juba otsa ja temaga päevad otsa suheldes, et saad aru, et sul ei ole küll midagi, mida talle ei ole, et ta ei räägi ja midagi, aga mõnda asja, aga põhimõtteliselt ei ole see kuidagi ülem temast. See on hästi, mulle ka tohutult loomad meeldivad või üldse nagu mõelda, et mis siis eristab inimest ja looma ja keel on üks asi, et see on meil selline abstraktne asi, me saame siin oma mõtteid vahetada ilma selleta, et me lihtsalt häälitseks. Aga seda võib ka öelda, et ma ei tea, äkki delfiinidel on veel keerulisem keel, me lihtsalt ei oska seda, sest delfiini aju pidi olema ju nagu inimaju on lihtsalt veel suurem, veel targemad. Kõige targemad pidid olema 8 jalad. Ma olen lugenud üldse, et see on inimese järelt nagu teine tarkuselt olend maa peal. Ja delfiinid on siuke klassikaline, seda ma olen ka kuulnud, et need mõõkvaalad, kes on need nagu ookeani, need pandakarvud on ju mustvalged sellised, et need pidid ka nagu tohutud geeniused olema. Aga siis mulle alati tundubki, et kui ma, sellepärast ongi põnev kas või lihtsalt looma vaadata, kuidas ta lihtsalt nagu toimib ja käitub, et seal on nagu kuidagi loomade käitumises on ära võetud, seal on nagu mõte ja tegu on hästi lähestikku, et kõht tühi söön või selline instinktipõhine tegutsemine on ja inimesel tuleb sinna vahele, ma ei tea, kas mingi eneseteadvus või siis mingi minapilt või ma ei tea, mis see on, mis paneb meid kõiki nagu läbi analüüsima ja siis tekivadki meil siuksed abstraktsed ühiskonnad ja asjad on ju. Et ma ei tea, kas see on eneseteadvus või ego või mis nagu eristab inimest loomast nagu täpselt on ju. Mis see sinu arust on? Ega ma ei oskagi öelda, et ta on lihtsalt teistmoodi ja
ja ega sina jälgid loomi jälgib tegelikult sind ka ja õpib väga palju, et minu koer väga täpselt teab, mida ma järgmisena teen umbes, et kui ma hakkan õue minema, siis ta väga täpselt teab, kas ma lähen temaga jalutama seekord või ma lähen mingit omi asju ajama, et kas tal on mõtet nagu diivalilt maha hüpata või ta vaatab, et okei, ta läheb praegu hoopis teise asja ajama, eks ole, ta teeb kohe selle vahe ja no ühesõnaga, ma arvan, ma loen teda hästi, tema loeb mind ka väga hästi, nii et tegelikult tal see mõttetegevus on täiesti olemas ja see kuidagi väga põnev ja mulle meeldib vaadata ka just nimelt loomafilme väga, et nad teevad ikkagi väga võimsaid asju tegelikult, kas siis oma instinktid ükskõik mille ajel, aga nad oskavad tohutult palju ehitada, kõige keerulisemaid mingid pesasid ja asju ja lindude puhul või putukate puhul kogu see meeletu ühiselusüsteem seal mesilaste või sipelgatel, kuidas see kõik on viimse sentimeetrid on ära reguleeritud, mis hetkel keegi midagi teeb, et see on nii võimas, et inimene nagu peaks suhtuma aupaklikult sellesse aukartusega ja mitte surkima neid ja segama. See on mulle ka tohutult meeldivad igasugused loomadokid, viimati ma nägin mingit dokki, kuidas mööda, ma ei tea, kas elektriposti või mingit kõrget asja, et kaugelt vaadates lihtsalt sisaliku kere hõljub, aga tegelikult see oli sipelgat tassisid seda sisaliku kuhugi kõrgele ja tohutu koostöö ja seal olid veel sellised, et kuidas see kõik on ju toimib. Ja just, et siis mis sa nüüd lähed ja astud neile lihtsalt peale, et nii tarkadele putukatele, kes sajavad omi asju. Ja see ongi kuidagi, et see looma käitumine on ma ei tea, tahaks öelda nagu perfektne või sealt kaobki see inimlik kõhklus või analüüsi asi kaob nagu vahelt ära. Või jah, seda küll, et loom ei kõhkle, loom ei muretse, et äkki mul ülehomme, ma ei tea, mis juhtub, eks ole, et tal ei ole nagu selles mõttes tuleviku ees hirmu. Et ei tea mis, et kas ma ikka saan mehele või ma ei tea, mis asja, eks ole. Ja siis seetõttu ongi hästi alati nukker näha, kui ma näiteks sõidan autos, istun ja vaatan mingid kährikuid ja rebasid, kes on alla aetud, eks ole, sest nad nagu ajavad omi asju, aga see inimese ehitatud tee on lihtsalt nagu vales kohas nende jaoks, et nad on sealt harjunud käima ja kuidagi sellest nad ei saa aru, sellest inimmaailmast, mis sinna nagu jõhkralt sisse tungib, et see on nagu mingi naelihus nende jaoks, et see neile saab saatuslikuks, et looduses nad suudavad imeliselt toime tulla, aga niipea kui tekivad sinna mingid kiirteed ja ma ei tea, mis bensiinijaamad sinna vahele, eks ole, siis nad nagu takerduvad ja jäävad ätta. See on ja selles mõttes on neid dokke vaadates on ka, et loodus on hästi halastamatu ja selles mõttes, et loodus ei anna hinnanguid või ma ei tea, kui hunt mingit kitsi maha murrab, siis tegelikult need kitsed ei anna ju hundile hinnangut, et appi kui paha hunt on ja see ongi, nad võtavad asju nii, nagu nad on. No jah, mõlemad võitlevad ja kui kitsed eest ära jooksevad, siis hunt jääb nälge ja tal võib-olla pesakond sureb nälge seetõttu, et ta kedagi kinni ei õnnestunud püüda. Nii et mõlemal on nagu see risk on kogu aeg olemas. Jah, seda muidugi. Et sükest sotsiaalhoolekannet looduses ei ole, et makstaks pensioni ja lastetoetusi. Et see on meie välja mõeldis. On tõesti. Ja selles mõttes aga ongi huvitav, et tegelikult inimeste maailm, meil on ka siin, kõik saavad aru enda nendest loomalikest instinktidest ja kõigest, et kui sa enne rääkisid, et su koer loeb sind väga hästi, siis tegelikult inimestel on ka niimoodi, et kui sul kui see näiteks elukaaslane tuleb koju, siis sa tihtipeale juba sellest, kuidas ta ust kinni tõmbab, sa juba sellest nagu loed ära, mis tujust on või sellised väiksed asjad on ju. Aga kuna nii palju infot on peal, siis võib-olla järjest vähem nagu paned tähele tegelikult, kui hästi sa nagu tunnetad seda. No jah, aga seda nagu peetakse loomulikuks, et üks inimene teist loeb, aga loomadest millegi pärast just tahetakse uskuda, et mis nemad, et jookseb niisama ringi lolli peaga siin. Ja eks vanasti ju näiteks koertesse suhtutigi suhteliselt ükskõikselt sellepärast, et ega keegi ei suhelnud nendega, et inimestel kas või seal, võtame selle klassikalise Vargamäe, eks ole, seal koeri tuli ja läks, eks ole, sest kellelgi olnud aega nendega tegeleda, võib-olla mõni karjapoiss suhtles nendega lähemalt, aga üldiselt nad olid seal kuskil jalus aga kui sa niimoodi linnakorteris elad päevast päeva koos ja siis sa näed, kui tark loom ta tegelikult on, kui intelligentne on üks koer. Ei see on täiesti, just ühe sõbraga rääkisime, et kui tänava pildis vaadata, see on ka hästi kiire ajaga muutunud, et kui mina olin väike, nagu ei ole väga ammu, siis
ei olnud tänavapildis, ei olnud väikseid koeri, et kui oli kellelgi, siis tal oli, ilmselt oli oma maja või siis oli tädikestel kuskil korterites olid väiksed koerad, aga nüüd on, neid on kuidagi nii palju, et sellest ongi siuke aksessuaar ka natuke saanud. No võib-olla ka jah, ehkki koeri hakkadki märkama siis, kui sul endal on koer. Et kui sul endal ei ole, siis sa nagu ei pööra neile üldse tähelepanu, aga sellest hetkest alates sa näed kõiki koeri kuskil ja paned kirri enda jaoks, et aha, seal. Jah, et see on muutunud, et minu kasvasin ka suviti maal üles see, et kassipoegi ämbrisse pandi selline nagu normaalsus ja keegi ei teinud teist piltigi, sest mingi hetk tuli neid nii palju on ju. No jah, et nüüd üritatakse teistmoodi võidelda, et lihtsalt kassid kohe kastreeritakse ära või jah, et steriliseeritakse, et ei tekiks neid kassipoegi, keda peaks uputama. No kastreerimine on ikka ka ulme asi, see on tõesti siuke natuke jumala mängimine ikkagi. No mingis mõttes küll jah, et see, aga noh. No ja kui sul korteris on, siis no mis sa teed on ju? No jah. Kui sa tahad koeraga suhelda. Aga tõmbamegi kokku. Ma küsin viimase tüüpküsimuse. Mõtlesin, et lõpetame kastreerimisega. Tõmbame kokku ümber munade siis selle peene niidi. Kastreerime selle intervjuu ära. Lõpetuseks ma küsin tüüpküsimuse, millele sa võid vastata kas 1 või 2 või pikemalt sõnaga. Mis on elu mõte? Tead, ega paremini ei oskagi vastata, kui mul hea sõber Andrus Vaarik alati vastab sellele, et elu on nii lühike, nii ilus, nii mõnus, et ei maksa raisata oma aega elu mõtte otsimisega, et naudi kogu aeg seda iga hetke, et ära istu ja mõtis, et miks ma elan, miks ma olen see sündinud. Naudi, no mine õue vaata, osta pirukas ja jaluta päikse käes ja see ongi see mõte, et sa võid seda teha. Elu on võimalus, sulle on antud võimalus. Need, kes ei sündinud, neil ei olnud seda võimalust minna õlut jooma päikse kätte Toomemäele näiteks, eks ole, või minna teatrisse või kinne või teha mida iganes, eks ole. Armuda saada lapsi, et see on see võimalus tänu sellele, et sa sündisid, et lihtsalt kasuta seda ja ära otsi sellel mingit mõtet. Väga hea, sellega tõmbame kokku. Aitäh, Andrus! Eesti Esu